Tere, kallid sõbrad! Ei ütle täna tavapäraselt tere, kallid tennissõbrad, sest tennisest me räägime ka täna, aga põhirõhk on meil hoopis ühel teisel alal. Me oleme sellest alast oma ajaloos varem rääkinud, kui meil oli Mikk Kirdoja saates. Ta oli küll veebivahendusel, Riho, kui sa mäletad. Täna on meil stuudios loomulikult saatejuhid Gunnar Leheste ja Riho Kallus ning Eesti üks paremaid, kui mitte kõige parem, padelimängija, meespadelimängija Oskar-Erik Hagonen ja Padel Areenase keskuse asutaja ja ühe turniiri korraldaja, millest ka täna hakkame rääkima, Ingmar Roos. Tere! Tervist! No ma arvan, et sellist ettevalmistust ühele saatele me polegi varem teinud, et meie Rihoga ka oleme padeli mõistes natukene, ei tahaks öelda algajaid, vaid mitte kõige teadlikumad. Et selleks, et padelist midagi teada saada, me käisime eile mängimas. Me käisime mängimas Mustamäel just Padel Areenases treener Liisu, kes on küll esimene padelitreener, kellega ma kokku olen puutunud, aga ma arvan, et ta on ka kõige parem, sest meie saime selle mängu mingil tasemel ikkagi selgeks. Või kuidas sulle, Riho, tundus? Jah, padel on selge. No kindlasti abiks tuleb see, kui sa oled tennist mänginud, seda on näidanud ju Eestis samamoodi, ütleme siin, Oskar ise on ju mänginud tennist ja paljud tennisemängijad padelit, aga mäng iseenesest on ikkagi midagi absoluutselt muud ja mida ma eile ka aru sain selles esimest korda proovimisel, et see taktika osa on seal nii meeletult suur ja seda sa kohe kinni ei võta, et see võtab ikka aega, et sellest aru saada. Vaatamata selle, et võib-olla sa mingisuguseid lööke ja asju suudad sooritada, tänu tennisele võib-olla. Aga Ingmar, tutvusta meile, mis hakkab toimuma märtsi lõpus Padel Areenases Coolbet Padel Cup. Mina tean, et see on esimene rahvusvaheline padeliturniir Eestis. Vastab see tõele? Mina tean ka niimoodi ja just sellepärast me seda korraldamegi, et siis avapauk 29.–30. märtsil ja tahame korraldada ühe esimese tõeliselt suure rahvusvaheliste osalejatega auhinnarahadega turniiri, kuhu me oleme kutsunud Eestist, Lätist, Soomest kutsetega mängijaid, et Eesti kasvavale padelikogukonnale tuua nüüd niisugune tõeline vaatemänguline ja kvaliteetne padel. Meil on juba täna seal registreerinud mõned Soome kõvad käpad, kes on siis nii-öelda padeli kõrgliigas WPT-s, World Padel Touris mänginud, näiteks selline härrasmehed nagu Pyry Hyrkkonen, ma ütlesin totaalselt valesti selle nime üldse ilmselt. Aga mõte jah selles, et padel on Eestis väga hea põhjusega minu arvates suurt populaarsus kogunud ja nüüd tahaks siin Eesti harrastajate, mängijate ja lihtsalt huviliste poole pealt, et juba paar aastat ei pea käima ja rääkima, et padel, see on niisugune tennise sarnane mäng, see on väga populaarseks muutunud. Näitame, et Eestis saab mängida ka väga kõrge kvaliteedilist padelit. Ja Oskar-Erik, sina ka sellel turniiril osalemas. Kuidas sulle tundub see, et Eestis nüüd esimest korda rahvusvaheline turniir, kas see lööb sinul ka pulsi ülesse? Jaa, see on esiteks super uudis, et tuleb esimene rahvusvaheline turniir, et kindlasti ootused on suured, et välismaalt ka kõik tuttavad on kohal, nagu ta mainis, soomlane Pyry Hyrkkonen, et ta on meil tugev konkurent, oleme tema vastu varem mänginud, rohkem ma veel vastaseid ei tea, kes on tulemas, aga ootused on suured ja et ise mängin turniiri enda paarilise Erko Nigulaga. Ma arvan, et te olete mõlemad õiged mehed rääkima, kuidas padelibuum Eestis ikkagi nii suureks on läinud, et seda on tegelikult ka silmaga näha, isegi kui sa ei ela kuskil uudis- või infoväljas. See isegi anomaalia on selles, et uudis- ja infovälja see polegi veel nii palju jõudnud, kui tegelikult neid väljakuid kerkib. Lihtne näide, eelmine aasta käisin Paide linnameeskonna jalgpallimängudel ja ka sinna on tekkinud järsku kõmpuur püsti ja teine lihtne näide, elan ise Põhja-Tallinnas sinna Helme tänavale ja selle uue Pelgulinna gümnaasiumi vahele rajatakse ka padelikeskust ja põhimõtteliselt nagu seeni pärast vihma tekib padeliväljakuid, aga kuidas see nii juhtus? Kas me saame
kedagi tänada selles või panna näbu peale, et see juhtus selle mehe või naise tõttu. Aga võib-olla keriks veel rohkem tagasi, et äkki te räägite meile üldse selle spordiala sünnist ja mismoodi see üldse sündis ja mis nagu maailmas ka toimub, et Eestis ka, aga üldse võib-olla? Noh, alguse ta sai aastal 1969 Mehhikos Acapulcos, et oli ka üks tennisisti huviline, aga kuna tal koduhoovis polnud piisavalt ruumi, vähemalt nii-öelda juttude järgi ei olnud piisavalt ruumi, aga tal olid ka aiad ümber ja hakkas seal nagu minitennist mängima ja naine vaatas pealt ja nägi, et okei, vahepeal pall põrkas astuda aeda, midagi sellist, et mõtleski uue spordiala välja ja sealt tuligi padel. Selle mehi nimi on siis Enrique Corcuera, olen ka mina välja guugeldanud. Aga kuidas see nüüd ikkagi Eestisse jõudis? Ma ütlen vahel, mina olen väga skeptiline selle legendi osas, et neid legende on mitu ja mina olen ka kuulnud legendi, mida ma olen otsustanud uskuda lihtsalt, ma ei viitsi guugeldada, või olen seda pealiskaudselt teinud, aga padeliväljakud olevat ka laevadel tennise mängimiseks on niisugune lahendus, et laeva peal ruumi on piiratud, pallid kipuvad kaduma, seems legit, ütleks nagu moodsalt. Seda ma olen ka kuulnud, jah. No see on nagu jalgpalliga on kaks legendi, et üks legend ütleb, et šotlased tegid, teine legend ütleb, et hiinlased tegid ja siis nad kaklevad oma vahel. Aga 69, aga kuidas me jõudsime aastasse 2024, et see mäng on nüüd ka Eestis sellisel tasemel? Esimesed väljakud tulid siis 2017 vist Rocca al Maresse, 4 siseväljakut, 1 välisväljak ja 2017, kui ma õigesti mäletan, jah. Ja oligi niisugune, et ütleme nüüd, et algul ta kohe ei buuminudki, et ta oli ikkagi 3-4 aastat oligi niisugune spordiala, millest mina isegi väga ei teadnud, siis kui tennist veel mängisin. Ja mingi hetk oligi niisugune moment, et kõnnin Rocca al Mares, näen väljakuid, mõtlen, et okei, eestlase jaoks ei tundunud väga huvitav spordiala, niisugune minitennis, aga kohe, kui esimest korda ära proovisin, ma olin okei, väga vinge spordiala, et seda tahan edasi mängida. Ja ma arvan, et see on kõigile samamoodi, et algul keegi ei tea, kuni lõpuks proovib ära ja siis ongi kohe sõltuvused nii-öelda. Minu see padeliga kokkupuude oli ka üsna varajane, ma arvan, et see võiski olla 2017, need väljakud olid just Rocas valminud ja mina osalesin ühe oma sõbranna sünnipäeval, kes sünnipäevaks tegi padeliturniiri. Mitte midagi ei teadnud, esimest korda proovisin, tennise tausta mul ei ole ja nagu kohe olin hukt. Sa polnud varem tennis mänginud? No ma olen niimoodi, selles mõttes trennis pole kunagi käinud, et võib-olla olen mingisugused veidrusi selle reketiga teinud. Aga eks ta võlu on see, et lihtsasti õpitav, kohe on fun ja arenguks on piiramatu ruum tegelikult, et just nagu nii-öelda algaja padel, mida hakkad kõksima, saad kiirelt mängu käima, aga tegelikult see mäng läheb nagu mida kõrgemale tasemele, seda rohkem kombinatoorikaks, võimaluse otsimiseks, strateegiliseks, et eks see ongi kogu see võlu selle asja juures. Oskar, räägi, sa oled ikkagi noortennisist. Kaugele sa tennisemängus jõudsid ja miks otsustasid siis ikkagi, seda, miks sa padeli juurde jõudsid, seda sa põhjendasid, aga miks siis tennis taha plaanile jäi? Ütleme niimoodi, et tennis läks ikkagi väga hästi, et ma olin seal Eestis, olin kogu aeg tipus, et põhikonkurent oli ikkagi Aleksander Mändmaa, et temast nii-öelda kuidagi ma ette ei kõndinud, et kogu aeg me konkureerisime, kuidagi tema jäi peale. Aga välismaailmas ma sain ka enam-vähem hästi hakkama, USA võitsin paar head turniiri ära aastal seal 2016, aga kus tegelikult üldse ma läksingi padeli peale üle, oli nüüd aastal 2020 olid siis täiskasvanud meistrikad suvel ja läks vasak käsi, läks katki ära, niimoodi, et enam kahe käega tagakätt ei saanud lüüa, aga selleks ajaks ma olin paar korda padelit mänginud, tundsin, et seal ühe käega, seal ongi tagakäsi ühe käega, et siis mul on nagu suuremad võimalused seal edasi jätkata, kui see, et ma lähen nüüd tennises ühe käe peale üle. Ja sealt tuligi nii-öelda see otsus, et läksin padeli peale üle. Kas olid padelis kohe Eesti tipus? Kohe algul ei olnud, et ikkagi läks kaua aega, kuni ka leidsin õige paarilise, et kuna padel on alati paarismäng, on väga tähtis, et sa mängid paarilisega kogu aeg kokku ja meid pandigi seal aastal 2021 pandi Erkoga paari koondises ja pärast seda me panime tähele, et meil on ikkagi väga hea koostöö ja hakkasime kõike koos mängima ja sellega mängisimegi ennast siin Eestis tippu ära. Ma leidsin mingi profiili kuskilt välismaa saidilt, kus on paarilises ka Vegert Veskimägi. Jaa, et nüüd me käisimegi viimane sügis, käisime Vegertiga Hispaanias treenimas ja seal ka mängisime ühe võrkpalltuuri kaasa Menorcal ja sealt ka nii-öelda rahvusvaheline paariline mul on Vegert Veskimägi.
jõudsimegi Hispaaniasse. Nagu me eile teada saime treener Liisu suu läbi, siis Hispaanias on see padel ikkagi hoopis teisel tasemel. Kirjelda meile, milline pilt avaneb Hispaaniast? Tead, esiteks jah, sa näed kohe silmaga näha, et kõik on ikkagi teine, on ju, tehnika on nendel väga palju ilusam, aga põhimõttega on ka see, et nendele tuli see spordiala siis 50 aastat tagasi, meile tuli siuke 7-8 aastat tagasi, ehk siis nemad nii-öelda meie vanused on juba treenimisega 13 aastat meist ees. Et kui meie Eesti kõik tipud on ikkagi endised tennisemängijad, siis nende tipud ongi need, kes on sündides kohe padelit mänginud. Et sealt ka tuleb see nii suur vahe. Ingmar, mis meil on Hispaaniast õppida? Meil on Hispaaniast väga palju õppida. Üks eelseisva turniiri aluspanijaid meil mängija Timo, kes alles aasta aega tagasi õppis, tema muide vahetalt nüüd enne turniiri toimumist läkski hoopis 8 kuuks Hispaaniasse, sisuliselt nagu nii-öelda Eesti tipptasemele jõudma, vaevata sealt 2 kuuga nagu maailmataseme mängijana. Aga Hispaaniast on väga palju õppida ja just huvitav ongi see, et need harrastajad, kes käivad meie seltskonna padeliüritustel, et kui mingit niisugust Hispaania nime tead, et siis võid eeldada, et teda pole mõtet kuskile madalasse gruppi panna, et kuidagi on neil jah selle pika ajalooga see tehnika ja mängutaju nii hea. Ja mida me üritame siis Padel Arenase poolt teha ja mida kõik Eesti keskused ilmselt üritavad teha, on see, et tuua seda padelit koolinoorte juurde varasemalt, et ka meil see aluspõhi oleks ikkagi tugev. Kui nüüd, ütleme, Hispaania on Euroopa ja maailma padeli selline kõrgtase ja parima tasemega riik, siis näiteks see buum jõudis Skandinaaviasse paar aastat varem. Need natukene nagu nii-öelda keskuste vaates läks halvasti, sest sattus buumi kõrghetk sinna koroonasse ja ütleme nii, et mõned said seal pihta sellega seoses. Aga Rootsis ja Soomes on ka padeli tase väga hea ja nad on tõesti mõned aastad eespool, aga see on näha ka noormängijate tasemest kohe. Selle turniiri üks niisugune fundamentaalne mõte on ka padeli tuntust kasvatada ja miks mitte võiks ka nagu koolides, kus on rohkem vabadust kehalise alal valikuid teha, kellel huvi on padelit sinna sisse tuua. Miks mitte teha kehalist kasvatust, ütleme siis, distsipliinidega, mida on entusiasm harrastada kogu elu. Kui palju praegult näeb padeliväljakutel noori? Kas toimuvad noorte trennid, on noorte grupid, erinevad vanused? Võiks palju rohkem näha. Meie keskuses näiteks päevastel aegadel on lastetrennid, sama Elisabeth Alla tegeleb seal alates 6-aastastega, et näiteks minu 10-aastane tütar käib padelitrennis. Aga eks siin on natukene nii-öelda see murrang peab jõudma ka rahastustesse, et ütleme, noorte trennides tuleks EOK kaudu rahad sisse, et täna on padel nagu selles mõttes ikka natukene niisugune uudispordi staatuses. Aga liigutakse sinna poole? On need mingid konkreetsed sammud ka tehtud? Ikka liigutakse jah, et meie nagu niisuguse õhinapõhiselt populariseerime siis nüüd selle Kuulbet padelkapiga seda, aga Padeliliit teeb ka tööd ja ma väga loodan, et tegelikult Oskar, oskad kommenteerida, kas on nii, et Padeliliit on täna nagu tenniseliidu rakukene jätkuvalt veel? Seda on väga, väga raske öelda, et ma pole nii nende liidu asjadega pole kursis, aga eks ta on ikkagi nii-öelda üle maailma teha see, et kuidas ta nagu spordialane liigub, et seal peab nii-öelda järjest niisugused väikeriigid peavad ka ise need padeliliite rohkem moodustama, et ka siis ta lõpuks küündiks sinna olümpialani ära. Ta on ka rahvusvaheliselt vist mingil määral ikkagi tennise kuidagi egiidi all või kuidagi, et see teema on õhus olnud juba mingid viimased aastad, et tõenäoliselt mingi ette ikkagi liigub hästi iseseisvaks, loogiline oleks, ma arvan. Ülimalt loogiline on jah, et ütleme siis nagu selle padeli murrangus eespool olevates riikides hinnatakse ikkagi selgelt, et padeli harrastajate osakaal on kasvanud suuremaks kui tennise harrastajate osakaal, mis muidugi ei pane kuidagi tennisele mingit vähetähtsat rolli, aga lihtsalt kuna padel on nii lihtsasti õpitav ja toob selle nii-öelda seltskondliku funniga mängijaid väga kiiresti juurde, siis fakt on see, et meil on üks äge niisugune spordiala, mis toob inimesi spordi juurde. Kuule, Oskar, aga ütle, kui võtame kas või selle sama Hispaania näite, kes on maailma tippriik padelis täna, eks ju, kus on 3 miljonit harrastajat enam-vähem ja tennisiste on võib-olla seal 300 000. Et kas, kui
kui sa ise koos Erkoga enda taset näiteks Hispaania tasemega võrdled, siis mitmes paar te võiksite umbes olla, kui palju seal neid proffe on, kes on nagu tuuri peal ja edetabelis puhtalt Hispaanias näiteks? Noh, ütleme niimoodi, et seda on väga raske võtta, et kõigepealt on need profid, kes mängivad tuuri kaasa, on ju, et seal on ka nii, et palju neid on üldse? Seal on, või neid on edetabelis, ütleme niimoodi, et edetabelis nii palju nüüd ei ole, et kui me võtame ametliku FIPi rankingu, siis mina olen seal, olen 600, aga enne seda on ka muidugi paar soomlast, on ju, rootslasi on väga palju, taanlasi on, ja siis on nagu hispaanlased, argentiinlased, portugaallased. Mis saad 600, see on nagu maailma 600 siis nagu? Jah, aga ta ongi nüüd see, et kui me võtame need hispaanlased, kõik, kes seal Hispaanias mängivad nii-öelda enda klubiturniire, nemad on tegelikult ikkagi nagu tasemelt üle, nendel lihtsalt praegu pole seda finantseeringut, et käia nii-öelda mööda maailma ringi ja reisida. No see on nagu tennises, ei tea kunagi, kus ülikooli USA-s mängib mõni supertalent, on ju, kes tegelikult ei ole ITF-il või ATP-l üldse kõrgel kohal. Just, ja noh, teine tegelikult on veel see, et me kogu aeg mainime siin Hispaaniat, on ju üks riik, mida me ei tohiski ära unustada, on Argentiina. Et tasemelt on isegi Argentiina võib olla parem. Ma vaatan, et maailma esipaar ongi Hispaania ja Argentiina paar Arturo Coelho ja Agustín Tapia. Just, et ja nüüd viimased maailmameistrivõistlused võitis ka Argentiina finaalis Hispaaniat. No nii, et me räägime ikkagi riikidest, kus aastaringselt harrastatakse padelit väljas. Seal ei ole ju tennisehalle või ta on padelihalle, et seal on puhtalt ju kõik on õues. Just. Rääkides, räägime reeglid ka ikkagi selgeks, et kuulaja võib-olla mõtlebki, et tennisereeglitega mängitakse, aga päris nii see siiski ei ole, et mis me omal nahal tundsime, et kõige suurem reegel on see, et tagaseina võib mängida ja oli üsna veider seda mängida tegelikult päris esimest korda. Ma ei tea, kui Riho, kui sa läksid õhtul veel tennisetrenni, kas sa seal proovisid ka seda? Eks ma tajusin padelis ka seda nagu jutumärkides peaga vastu seina jooksmist, et sa jooksed liiga lähedale seinale tegelikult, sa ei taju seda, et see pall tuleb tagasi, et kui kaugele sa lähed seinale, et sõltuvad palli trajektoorist, seda on alguses väga raske sellega harjuda, aga ei, ühe korraga veel sai ikka tennist ka mängida. Okei, see seinareegel on, räägi Oskar oma sõnadega, mida pall võib seinast teha? Põhimõte on hästi lihtne, on ju. Täpselt nagu tennises on sama, et maas võib ainult üks põrge olla, aga nüüd kui sa lööd vastase poole üle võrgu, kõige tähtsam on see, et kui sa lööd vastase poole üle võrgu, peab esimene põrg ikkagi maas olema. Kui ta otse seina lendab, siis on väljas. Aga nüüd, kui ta põrkab maha ära, ta võib põrgata nii tagaseina, ta võib põrgata nii küljeseina, ta võib põrgata küljevõresse. Ja veel, kui ta läheb sinna nurga lähedale, siis ta võib ka põrgata nii tagaseina ja küljeseina, et ta võib nii-öelda mõlemasse klaasi põrgata. Pärast seda ta enam uuesti maha ei tohi põrgata, et siis sa pead otse vastase poole tagasi lööma. Mis on ka veel lubatud, on see, et oletame, et pall põrkab sinu poole, ma löön enda poole vastu klaasi, niimoodi, et ta põrkab vastase poole tagasi üle võrgu, et see on ka lubatud. Aga nii-öelda, mis tuleb siis ikkagi kogu aeg meelde jätta ja me ka kogu aeg rõhutame kõigile, et kui vastase poole pall läheb, ikkagi esimene põrge peab maas olema. Ja nagu me ka teada saime, võib väljakult välja joosta teatud olukordades, kui väljaku mõõtmed... Gunnar, sa ei kasutanud eile seda võimalust üldse? Ma ei kasutanud, jah, pall endas kogu aeg üle, aga ma ei jõudnud. Ma ei leidnud seda auku, kust peab välja jooksma. Aga teine silmaga nähtav erinevus on ikkagi serv. Ülevalt servi ei ole, Riho tahtis kohe lüüa seda klassikalist altservi, aga tuleb lasta põrge ennem servi. Miks see, tegelikult loogiline küsimus, miks ei võiks padelil servida ülevalt? Väga hea küsimus, ma arvan, et see on lihtsalt algul reeglite järgi esiteks tehtud nii, võib-olla ta tundub see, et punktid läheksid nii palju märksa lühemaks, kui seal üleval serv tuleb, et ütleme niimoodi, et praegu meie tasemel juba, kui me näeme, et vastane servib ülevalt, me jookseme natuke ettepoole ära, mängime klaasipõrkest tagasi, aga ikkagi võib-olla seal, kes hakkavad alustama, nende jaoks ikkagi ta läheb keerulisemaks. Ja kõige parem serv, me saame teada, on see, kui servid hästi klaasi lähedale. Servid sinu nurgaklaasi pihta ja see väike nurk, mis seal on. Just, et see on ka täpselt niimoodi, et see padel on nii erinev, nagu kas sa oled algaja, oled hakanud just mängima või siis see, et mida tase edasi läheb. Et siis on ka see, et kus tuleb tegelikult, kui sinna keskele servida, siis saavad enda või vastase jaoks saavad väljaku, on ju, et siis sul on ka seal parem nagu punkti edasi vormistada. Et ta on nii-öelda jah, kuidas ta on, jah. Aga servi äss on ikka servi äss või? On jah, aga ütleme, et padelis seda nii palju ei juhtu kui tennises. Siis jooned on platsile ainult servimiseks. Just. Et joon auti ei tähista, aut on siis, kui pall läheb seina. Just, või siis lööd väljakust minema.
Mis reeglid sa veel tooksid suurimate erinevustega tennisest? Ma arvan, et me olemegi põhireeglid oleme siin nüüd läbi käinud. No reket ja pall on ka päris, on ikkagi reeglite osad, et reket on silmnähtavalt erinev tennisereketist, meil on üks reket ka siin laua peal olemas. Räägi, miks peab padelireket selline olema? Jah, kui vaadata siingi kohe, muidugi nüüd kuulajad ei näe, aga põhivahe ongi see, et tennisreketil on ikkagi keeled, padelireketil seda ei ole, mis teeb ka nii-öelda algaja jaoks selle padeli nii palju lihtsamaks, et kui ikkagi tennisreketis keeltes see pall põrkab väga korralikult minema, siis padelireketiga seda on väga palju kergem kontrollida. Ja teine ongi see, et ma arvan, et seal ei olegi keeli sellepärast, et pall ei põrkaks nii palju. Kui ütleme niimoodi, et sul on ees rabak, sul on reket, tennisreket, siis sa lööd selle 100% ikkagi niimoodi ära, et pall tuleb sinu poole tagasi. Et see reket ongi disainitud niimoodi, et punktid oleksid pikemad. Ma alati selle reketit vaadates tekib mõte, et kas need aukude arv on kindlaks määratud? See aukude arv ei ole tähtis, aga seal on nii-öelda regulatsiooni järgi, reeglite järgi peab olema padelireketil vähemalt üks auk. Et firma Head oli siis esimene padelireket vist, kes tegi ka reketi, kus ongi ainult üks auk. Aga mis selle augu funktsioon on? Ega seal otseselt ei ole otseselt funktsioon. Just. Ta vist natukene nagu see erinevate reketite puhul tegelikult, kuidas see vaht seal sees, millise vetruvusega ta nii-öelda toimib, siis nende aukudega seda nii-öelda jäikust või vetrumist ka veel omakorda nagu reguleeritakse. Et padel on suureks spordiks kasvanud ja loomulikult ka varustus on suureks äriks kasvanud, et tuleb väga paljudelt tootjatel igal aastal uued ägedad reketid ja seda nii-öelda valikut on ka Eestis väga palju tekkinud. No Oskar, aga võrdleme korra, sina oled siis ikkagi nagu profimängija ja üks sinu vanemad sorti reket on siin ees, kui me nüüd hinnanumbreid tennisereketitega võrdleme, siis kuivõrd kulukas ja ma sain juba su jutust aru, et neid reketit tuleb tegelikult tihedamini vahetada kui tennises. Jah, ütleme niimoodi, et mida kõrgemal tasemel mängid, mida nii-öelda tugevamalt ka mängid, siis seda rohkem läheb neid reketeid. No palju see reket maksab? Et see on nüüd 390 €. Opa! Et ikka võrreldes tennisega, jah. Guugeldasin, ma näen, et ma saan ka 65 € ühe reketi kätte. Aga kas tippudel on sama lugu? Tegelikult ütleme tennises päris tipud, kellel on tehases kokku pandud reketid, need suurusjärgud on umbes samad. Aga poest 400 € reketit naljalt nagu ei leia, et kas see on nüüd nagu seeriareket või see on ka kuidagi sinu jaoks, kas või tehaksegi padelis ka niimoodi? Ta on ikkagi nii-öelda Adidase kõige uuema kollektsiooni reket. Okei, seda saab nagu poest osta? Just. Ma näen sellelt saidilt, kus ma sattusin uitama, on ka padeli jalad see eraldi olemas. On küll, jah. Mille poolest see tennisjalad siis aga ütleme niimoodi, et nad on suhteliselt sarnased, et seal vahepeal disainiti siukseid tosse, kus oli nii-öelda väike keerd, oli talla peal. Kuna vaata padelis sul on hästi palju pöördelt lööke, kus sa pead nii-öelda 360 kraadi enda kehaga ära tegema, siis tehti nii-öelda paar ringi sisse, et sul nii-öelda toss keeraks paremini. Aga kui sa padeli jalatsiga nüüd tennist läheb mängima, kas tunned ka vahet või? Ei tunne, et nüüd kui ma viimane kord käisingi tennist mängimas, käisingi padeli jalanuga ja põhimõtteliselt sama oli. Kuidas on minna tennist mängima, kui sa oled kaua mänginud padelit? Et kas pead uuesti meelde tuletama, kuidas jalgrattasõit käis või? Ütleme niimoodi, et ega nüüd täielikult ära ei unune, et see kõik pallireketisport on suhteliselt mitte nüüd sarnane, aga sinna poole. Pigem ütleme niimoodi, et tennises, mis ma tähele panin, oli see, et kui ma ei mängi ikkagi 1,5 aastat, siis ta ununeb ära, et ikkagi konstantselt peab mängimas käima. Räägime pallist ka, meil on 2 palli ka, silmaga visuaalselt täpselt sama, mis tennisepall. Aga tegelikult, nagu Riho ütleb, on see rohelise palli ja päris palli. No ta on vist surve poolest nagu kuskil seal vahepeal, et ta on natuke pehmem kui tennisepall. Miks? Miks me ei tavaliselt tennisepalliga mängida? Vaata, see ongi täpselt see sama asi, et miks me ei saa tennisereketiga mängida, et muidu pall põrkaks lihtsalt nii palju ja punktid oleks lühemad, oleks kergem seda palli ära lüüa, et sellepärast ongi see rõhuvahe seal. Aga kas te siis algajal pigem soovitate minna tennisepalliga mängima või ikkagi tuleb padelipalli? Pigem mitte. Pigem vastupidi, padeli õppimiseks on päris algõppeks on ka mingisugused roosakad pallid, et seda palli kiirust veel väiksemaks saada. Aga mis ma kommentaariks selle reketite jutu kohta ütlen, et siin käis niisugune pro-reket ja hinnatase 400 kuskil läbi, et sellega on nii nagu iga spordiga.
et kindlasti maksa padeli puhul lasta ennast ära ehmatada, et varustus on hullult kallis. Et ka väga hea niisugust, ütleme, advanced leveli reketit võid sa saada väga soodsalt, kui sa võtad lihtsalt eelmise aasta reketi, ja padel on piisavalt vana mäng, et 2023 aasta reketiga pole mitte mingisugune häbi mängida, et ma olen muidugi ka täiesti lootusetu mängija, eks ole, et alustanud enne kui Oskar, aga niisugune igavene tulevane harrastaja ja mängin siin reketitega, kus mul praegune kusjuures on alla 100 eurone reket, et tõeline Škoda Octavia, millega ma mängin ja ei oska midagi ette heita. No aga räägi, Oskar, Škoda Octavia ja Prof, võib-olla alati kiputakse rääkima nendest tippudest, eks ju, sa ütledki, et võib-olla see reket on sul deformeerunud ja 4 kuu tagant umbes vahetad, teinekord tuleb pragu sisse. Ütleme, nagu tavaline harrastaja, kui tihti temal seda reketit vaja vahetada päriselt on? Ütleme, et tavaline harrastaja, siis tal ei ole nii tihti, et mul on palju tuttavaid, kes ka saavad ühe reketiga 2 aastat hakkama. Okei. No alati, kui inimesed mingit spordiala alustavad, ega mulgi eile tekkis see mõte, et palju siis see väljak maksab. Kuidas on hinnad võrreldes tennisega? Kas te ikkagi, olgem ausalt, te ikkagi natuke võistlete Eestis tennisega, vähemalt harrastajate nimel, et kas te vaatate, jälgite ka tennise turu hinda ja sätite ennast selle järgi või pigem mitte? Ma ei ole tennis kunagi mänginud, ma tegelikult ei teagi, mis tennis maksab, aga arvestades seda, et padeliväljakuid mahub ühele tenniseväljakule peaaegu 2 ja mängitakse 4, siis kui oma seltskonnaga mängima minna, sõltuvalt nii-öelda kellaajast, mis määrab nõudluse, täna ma arvan, et Eesti keskmine on nii-öelda madala ajal kuskil 8-10 eurot per mängija, tipphetkel 15-16. Et ega ütleme, metsal joosta on võib-olla soodsam, aga hea meelelahutuse eest ja suurepärase seltskondliku spordi eest täiesti mõistlik hind midagi maksta. Ma vaatan Padel Areenase kodulehel, sa võid mängima minna ka kella 12 öösel 5 on üks hinnaklass näiteks. Kas käiakse öösiti mängimas? Kusjuures sellega on lugu, et meil just eelmine nädal oli, ma vaatasin, et laupäeva õhtul oli mingisugune 3:30 hommikul oli broneering ja me oleme need üle pärast vaadanud, et natukene ikka on niisugune ärevus, et äkki on mingi reality rave käimas. Ei, inimesed käivad mängimas, meil on siin ei käida küll nüüd iga nädal, aga meil on ikka neid paarkümmend juhtumit olnud, kus käiakse öösel mängimas. Riho, mulle pöösiti kell 2 uni ära, et ma helistan sulle siis. Ära mulle helista. Aga ma tahtsin küsida veel seda, et kas padeli väljaku kate on üks, see kunstmuru liivaga, kas on veel mingisuguseid erinevaid katteid või see ongi tegelikult padeli kate? See on nüüd see kõige standardsem ja põhikate ja mida kasutatakse põhimõtteliselt igal pool. See on niisuguse täpsustuse tõoks, tegelikult ma ei tea, standardi järgi ongi 2 sorti väljakuid. Ühed on rohkema liivaga, teised on vähema liivaga, low filament siis. Praegusel hetkel on need ilusad sinised vähese liivaga väljakud, sisehallides on ta praktilisem ka, et seda lahtist liiva on seal vähem. Aga kui te nüüd lähete mängima kuskile ja vaatate, et et miks siin nii palju liiva peal on, siis teine standard on ka rohke liivatäitega, mis osadele mängijatele tegelikult meeldib ka rohkem. Ja esimesed väljakud, mis Rokasse rajati, olid tegelikult selle nii-öelda suurema täidisliivaga. Aga põhimõtteliselt on jah, et see väljaku kattemateriaal, see vaip on sama, aga kasutatakse seda liivatäite aastat natukene erinevat. Aga need, mis õue rajatakse, need on mis kattega? Kuidas keegi otsustab väljas, tegelikult on praktilisem see suurema liivatäitega väljak, et natukene see mäng ka selles mõttes natukene nagu erineb, et ütleme see liivatäitega väljaku puhul jällegi täielik tennisevõhik, aga saab natukene rohkem niisugust slaidimist teha, et need Eestis enam levinud siseväljakud vähese liivaga, seal on sul see jalg ikka seal korralikult kinni ja Okei, et mängule ta mõjub nagu just selle, et sul on kergem libistada väljaku peal siis või? Kergem ligistada ja mida rohkem on liiva, seda rohkem põrkab palga. Põrkab üles ka rohkem, jah? Üles ja mida rohkem on liiva, põrkab klaasist ka rohkem.
palju on kiirem natukene, jah. Okei, see on siis, ma pigem ütleks, see on siis nagu natukene professionaalsemale mängijale, võib nii öelda või? Jah, aga liiva teine põhimõte on see, et ta kaitseb seda väljakukatet, et ta sellepärast pannakse väliväljakutele liiva rohkem, kuna seal on päike ja muud mõjutavad faktorid, et sellepärast ka ongi liiva rohkem. Räägime võistlustest. Oskar, sa ütlesid seal maailmas 600 kandis, Eestis esimene. Mis sinu võistlus väljund on? Palju sa ühes kuus, ühes aastas võistlemas käid ja kus? Seda on väga hea küsimus, see on niisugune väga erinev, et üks kuu me mängime 2-3 turniiri, järgmised 2 kuud me ei mängi midagi. Et Eestis ongi nii-öelda GP-sid, on 7 tükki äkki aastas, et neid kõiki me mängime kaasa, kui me oleme siin. Eelmine aasta oligi, et käisimegi Veger Veskimägiga, käisime Hispaanias, pärast seda käisime ka kohe Leedus, Rootsis mängimas, et kui on ikkagi siin lähedal Skandinaavias on turniire ja kaugemal ka, kui me just ei ole kuskil treeninglaagris, siis me proovime ikkagi kõiki kaasa mängida. Mis sarja turniirid need Rootsis ja Leedus olid? Oligi, alustame siis Hispaaniast, kus me mängisime võrkpalltuuri, mängisime Rootsis ka võrkpalltuuri ja siis teised olid FIP-i sarjad. Aga räägi, millised on sul sellised nagu rahvusvaheliselt areenilt parimad tulemused, et kus sama selle 600 rankinguga, samamoodi ma saan aru, et ikkagi sul on see ranking, sellega sa saad peale turniiril, kui seda ei ole, siis sa ei pääse sinna turniiril, et kas sina täna oma padeli tasemega juba mingisuguse auhinnaraha ka teenid rahvusvahelisel turniiril? Rahvusvaheliselt ütleme niimoodi, kui võtta FIP-i nüüd seeriad, siis ei ole veel midagi teeninud, loodetavasti nüüd lähiajal tulevikus ikkagi teenime, aga ütleme niimoodi, et ta tuleb täpselt samamoodi ka nagu tennises, et sa lähed kuskile, mängid turniiri, võib-olla mängidki kvalist läbi, saad kohe punktid alla ja sealt tuleb ka ranking. Et väga palju ka sõltub ikkagi vaata kuidas sul tabeliga veab, on ka väga-väga palju hispaanlasi, kes kaotavadki kvali SR-ringis, kuna tabeliga ei vedanud. Et kus me saimegi enda põhipunktid oli nüüd niimoodi, et käisime ka endise tennisistiga Markus Kevin Rõuga Inglismaal mängimas, saime head 2 võitu, mängisimegi kvalifikatsioonist läbi põhiturniirile ja kuna juba põhiturniirile mängisime ning ka kvalist läbi, sealt saime korralikud punktid alla. Kas need, kes päris tipud on hispaanlased, argentiinlased, on nad elukutselised? Nad teenivad padeliga raha? Jah, ütleme niimoodi, et seal on suhteliselt top 20-30 arvan, et teenivad, aga ka ikkagi põhiraha tuleb sponsoritelt, et mis sa nüüd vaatad, kui te jälgite mingit rahvusvahelist padeliturniiri, siis on ikkagi igal mängijal on 6-7 logo on särgi peal, et kui tennisistidel on ikkagi põhilogo, kas siis on Nike või Adidas, siis padelimängijatel on ikkagi 6-7, et kõik firmad on välja toodud. Sinul? Minul hetkel 2, minul on 3, minu sponsorid on siis Adidas, Padelstar ja Halls Trading. Tuleme selle turniiri juurde ka ikkagi tagasi, Coolbet Padel Cup, seal on ju ka auhinnaraha mängus? See on meile teadaolevalt esimene turniir, kus on auhinnaraha mängus. Palju siis võitjad teenivad? Kes nüüd arvavad siin tenniseprofi seeriaga võrdlus tuleb, siis võib-olla veidikene pettuvad, aga meil oli eesmärk, et me paneme ikkagi võitjapaarile 4-kohalise summa ja tegelikult Coolbet Padel Cup koosneb kokku 3 nii-öelda eelturniirist ja Mastersist, et Masters, mis siis selle aasta detsembris toimub, seal on auhinnarahad topelt, ehk siis võitjapaar saab 2000 euri. Ja samamoodi auhinnarahad teisele ja 3. kohale. No jah, ütleme nii, et tennises teenida 2000 eurot auhinnaraha, selle jaoks sa pead olema väga kõva mees ja võitma ühe Futures turniiri ära, nii et see on igati väärikas auhinnaraha kindlasti, et kui sa just mingit rahaturniiri ei mängi, ega see lihtne ei ole. Kas see on reaalne, et Eestis võõrustada mõne rahvusvahelise sarja etappi? Hetkel on see nii-öelda teie eraalgatus ja kutsetega, aga et oleks kuskil ka sarjas sees? Ma ütleks nii, et ma mitte ainult ei looda, vaid ma usun, et see juhtub niikuinii ükskord. Et Eestis on padelikultuur ja harrastajate arv nii kiires kasvus, et kui siin soomlased seda teevad, siis teeme meie selle kindlasti ka varem või hiljem ära. Soomes on etapp olemas? Jah, et Soomes nüüd eelmine aasta oligi võrkpalltuuri etapp isegi. Aga millest see sõltub, mis on vaja Eesti padeliidul või mida on vaja selleks, et seda turniiri? Ma võin lihtsalt taodelda ja teha või mis mul peab olema?
Vaat ma nüüd nii 6 sammu ette meie silmapaistva, kuid siiski VPT võrdluses väikese turniiriga, et ei ole seda guidebooki veel läbi lugenud. Okei. No tõenäoliselt on ikkagi seal ka, ma saan aru, et korraldajal on ka korralik kohustus, rahalised kohustused ja ikkagi see eelarve on ikkagi midagi suuremat tõenäoliselt. Kindlasti on ta suurem, et aga jah, ükskord see juhtub ja noh, me oleme siin termineid visanud kuulajatele ka, noh, kes nagu päris võhik on, et noh, lööge kuskile näiteks YouTube'i sisse World Padel Tour või VPT Final ja kõik, millest me siin oleme rääkinud, et näete seda vaatemängulisust, enne Oskar reegleid selgitas, et kuidas seinapõrked on, see kõik see loobki padelile sellise nii-öelda mitmekihilisuse, mõnikord vaatad, et mingisugune pall pannakse sellisest, asetatakse ära ja ikka profid toovad selle nurgast ära. Et just seda me tahame ka sellel Coolbet Padelcupil eestlastele näidata, et kui äge see mäng võib olla, tõeline niisugune pealtvaatajale ka adrenaliini niisugune süstide seeria, kogu aeg on tunne, et kas löödi punkt ära, ikka päästetakse see asi ära, et strateegia ja väga palju närvikõdi. No padeli ülekandeid sai vaadata isegi sellel voogedastusplatvormil, mis nüüd märtsi lõpust kinni läheb ja mis ühele teisele Eesti voogedastusplatvormile oma kõik ülekanded üle annab viisakalt. Aga ma tahtsin küsida seda, et mida tähendab just sellise Coolbet Padelcupi korraldamine? Palju neid mängijaid tuleb, kas te peate kõiki neid võõrustama, mis see korralduslikult tähendab? No kuna padel on selline, ütleme, siin ei ole nii suuri staare, vähemalt meil ei tule, kes Raideri kirjutaksid, et nad tahavad omale eraldi riietusruumi 24 rätiku ja 2 pudeli Jack Danielsiga, siis õigupoolest on see, et me oleme mängijatele kutsed saanud, oleme reglemendi koostanud, aitame neid natukene majutusega ja noh, põhiväljund selle juures on see, et padelit inimeste juurde tuua, siis täna paneme väga suurt rõhku, et me selle ülekande teeksime kvaliteetselt ära, oleme leidnud siia omale väga tugeva partneri, et tõesti nagu voogedastuses tuua see ülekanne kvaliteetselt vaatajateni ja näidata seda Eestis mängitud padelit, kogu tema ilus, kõige paremat padelit, mis Eestis mängitud on. No tugeva partneri all pead sa silmas Delfi Sporti? No absoluutselt, Delfi Sporti ja et Delfi Spordile vääriline tootjaga leida, siis ma usun, et oleme selle leidnud, kellel on tennise poole pealt väga tugev taust. Kuule, ma küsin veel, ma ei ole kursis, kus kohas kohtunik seal seisab? Kas kohtunik on väljaspool pukiga või kuidagi, kuidas kohtunikega on? Jah, et kohtunik on põhimõtteliselt nagu ka tennises, ta on ikkagi seal nagu väljaku kõrval on ju pukis, aga nüüd ta peab olema vähemalt vist 6 meetrit, nii-öelda ametlikel turniiridel peab olema 6 meetrit sellest ta ei saa ju keskel olla, eks ju? Just, et peab olema 6 meetrit sealt jooksualast nii-öelda või noh, siis võrgust väljaspool. 6 meetrit võrgust väljaspool. Või noh, selles mõttes, just, et kui sa nii-öelda need mängijad, ütleme niimoodi, et jooksevad nüüd sealt uksest välja, et siis nendel on vähemalt 5-6 meetrit välja jooksuala. No eile me saime trennis aru, et need kõige suuremad väljakutsed kohtunikul on alati see, kui see pall sinna täpselt nurka põrkab, kas ta nüüd oli klaas või oli ta nüüd põrand, et need on nüüd kõige raskemad väljakutsed vist padelis või? Kuidas te need vaidlused lahendate? Seal kusjuures on väga palju on see, et hakkavad mängijad ise vaidlema ja tihti ka on olnud olukordi, kus kohtunik nagu laseb järele ja siis mängijad omavahel arutavadki ära selle, kuidas oli. Tihti on see, et sa saad vaadata nüüd palli põrkest, et kumba pidi ta nüüd sealt nurgast tagasi põrkab, et kas ta põrkab nii-öelda siis backspinniga või topspinniga. Et kui ta tavaliselt topspinniga välja põrkas, tähendas seda, et ta pidi klaasi enne põrkama. Et ongi kergem vaadata selle põrke järgi. Nüüd uuematel väljakutel on ka nii-öelda see tennises kotkasilm on olemas, et vaadatakse siis kotkasilmaga ära, et kas ta oli nüüd enne maas või siis klaasis. Kas kotkasilm Eestisse tuleb? No nii nagu ka VPT turniir, et ükskord ta tuleb niikuinii, aga jah, et peame ütlema Padel Areenases või üheski Eesti keskuses täna kotkasilma veel ei ole. Aga sa oled kotkasilmaga mängid kuskil? Ei ole. Ja noh, nüüd on ka hilja VPT turniirideks, et võrkpalltuuri sari lõppes ära. Et nüüd ongi ainult FIP ja Premier Padel alles. Kuule, meil jõudis alles esimest korda VTA Tallinna Openil kotkasilm tennises Eestisse, nii et eks küll ta jõuab. Sina oled alustanud läbi tennise, aga kui palju padeli tippudest on sellised, kes pole tennisereketki kätte võtnud? Kas selliseid on?
Te nüüd mõtlete ikkagi tipud, jah. ja ma arvan, et kõik need tipud ei olegi väga tennist mänginud, et ongi kohe padelireket kätte ja sealt edasi ainult padelit. Aga nüüd huvitav on see, et kui nemad nüüd tennisesse läheksid, mis tasemel nad tennises oleksid? Noh, ma arvan, et suhteliselt ikkagi algaja, et see tehnika on niivõrd teine ikkagi põrkelt mängimiselt ja kõik see, et eeskäsi, tagakäsi, et nad pigem, väga hea küsimus, aga ma arvan, et pigem ikkagi sinna algaja poole, jah. Ma tean seda, et tennisetipud Djokovic ja Federer mõlemad on nagu padelit vähemalt mänginud, minu teada Djokovic isegi nagu mõnes mõttes nagu harrastab aeg-ajalt mängib. Ei ole nagu kuulnud, et ta kuskile nagu tippudesse, et ilmselt see ongi nagu profitasemel ikkagi mõlemad pidi, et nad on niivõrd... No ilmselt ta pole aegaga veel sellega tegeleda, aga vana mees küll ta jõuab. Jaa, ega see, kindlasti ma olen sinuga 100% nõus, et ega see nii lihtne ei ole, et sa jah, teatud võib-olla algoskused omandad kiiremini, aga see on ka kõik, et kui me räägime ikkagi professionaalsest padelist, siis see on midagi muud. Ja seda on nagu isegi niimoodi, mina siin niimoodi harrastajate leeri või armastajate leeri esindades, et aeg-ajalt meil ikka tuleb siin nendele social padeli turniiridele, mille süsteem on kõikidel keskustel tegelikult väga elav ja täna räägime profivõistlusest, aga kõiki uusi mängijaid tegelikult julgustaks ka, et kui hakkate mängima, tulge ka kohe võistlema, seltskonna turniiri piisavalt. Aga satub niisugused tennise taustaga tegelasi ja kes natukene nagu padelit mõikab, need leiavad nende tennisistide trumpidele kiiresti rohtu, et kõrged tõsted seina äärde ja tennisistidel ongi juhe koos. Nii on jah, see taktika on seal midagi muud. Aga kes on kõige kõvem nimi, kes siia Eesti turniiril tuleb? Ja kus ta maailmas asub? Jaa, meil ei ole nagu päris kõik koos, aga Püru Hügonen, ma arvan jah, et ma ei ole kõikide ränke nagu üle käinud, aga tema kohta ma teadsin, et ta on VPT-l mänginud ja niimoodi VPT või rankingu järgi seal mingi 200 kandis oli tema. Aga kui lihtne või raske sellist meest on siia mängima saada? Ma ei tea, ei olnud väga raske, et Elisabeth Alla, meie treener, omab mitmeid nii-öelda tutvusi ja tema on see nii-öelda mootor mängijate kokkukutsumise osas, et tal ka rahvusvahelise treeneri kogemust ja padelimaastikul tuntud nimi. Kuidas seda turniiri, kui tahate nüüd koha peale tulla, kuidas seda seal vaadata on? Ega teil ju suuri tribüüne ei ole, et seal vahepeal tuleb endale koht leida? Me selle ürituse raames kindlasti toome sinna tribüünid või toolide read ja loodame enda juurde ikkagi tekitada pealtvaatajatele vähemalt 150 kohta, võib-olla veidikene rohkem, aga teine pool Delfi spordi vahendusel. Praeguse plaani järgi teisel päeval, 30. kui toimuvad veerandpool ja siis finaalmäng, siis neid on võimalik Delfi spordi vahendusel vaadata. Hommikul hakata pihta või õhtul? Me hakkame tegelikult juba reedel pihta siis esimese ringi mängudega, aga laupäeval hakkame hommikul pihta ja pealtvaatajatele Akadeemia D45 Padel Arenas sissepääs tasuta, koha peal melu, suurepärane padel, et ma nüüd lähen libedale teele, aga maja ei ole kummist, aga natukene venib, et plaanite sinna tribüüne ka ehitada või? Ja, me plaanime sinna tuua selles mõttes niisugust kõrget mitmekihilist tribüüne ei tee, aga 150 kohta siis väljakute kõrvale kindlasti püsti paneme. Tabel on kui suur või kuidas see turniirisüsteem välja näeb? Tabel on kuni 32 mängijat ja jätame selles mõttes, kui 32 täis jookseb, siis on kõik, aga 3 päeva enne läheb lukku ja siis nii-öelda mängukorralduses pädevad tegijad teevad troo ja nii-öelda see tabel selgub 3 päeva enne. Keegi pääseb otse ka? Ei pääse keegi otse. Finaali? Ei pääse. Tahaks puudutada sellist teemat nagu padel üksikmänguna. Me oleme rääkinud seda ikkagi paarismängu kontekstis, aga kas või enda pealt, et minul on ainult üks sõber, kellega ma käin tennis mängimas, et ma ei leia kuskilt 3 sõpra. Kas mul on võimalik mängida 1 versus 1 ka? Ütleme ei, muidugi on võimalik, aga ta ei ole poolki nii lõbus ja ütleme niimoodi, et 1 versus 1 ongi ainult siis enda lõbuks, et ta ei ole nii-öelda õige traditsiooniline mäng, aga on ka nüüd Eestis valmis just see uus pargikeskus, et sinna tuli ka üks üksikväljak. See on siis mõõtmetelt väiksem? Just, et pikkus on sama, aga laius on siis poole väiksem, et kui tavaväljaku laius on 10 meetrit, siis selle laius on 5 meetrit. Aga selles mängus nagu võistlusi ei peeta?
ei hetkel peeta, et maailmas see kuskil, jah. arvatavasti ei tule ka, ma arvan, et see lihtsalt üksikväljaku põhimõte ongi see, et kui sa ei saanud nüüd juhuslikult 4 inimest kokku või siis sa tahtsidki lihtsalt mingit lööki tulla harjutama, et siis ta on väga hea võimalus. Kuulge, aga mehed, rääkige korra Eesti numbritest ka. Palju meil neid padelimängijaid on, palju meil neid padeliväljakuid täna on? Noh, padeliväljakutel, no ma pean tunnistama seda, et kui me keskuse avasime, siis ma oskasin nagu ülitäpselt öelda, et sellel hetkel, kui me hakkasime tegema, oli Eestis 10 siseväljakut, ehk siis 3 keskust. Mis aastal see nüüd oli? See oli alles 2 aastat tagasi. 3 keskust? Õigemini me avasime Padel Areenas eelmise aasta veebruaris. Sel hetkel, just niisuguse nädalase eduga oli 4. keskus Padel Starsi näol lahti saanud ja me siis paraku olime 5. mingise mõnepäevase viitega. Peale seda on juurde tulnud, las ma kiirelt arvutan, 1, 2, Tallinnasse vähemalt 2 sisekeskust, Pärnusse on rajatud sisekeskus, Tartusse on tulnud uus suur korralik keskus. 2 isegi. 2 isegi, jah. Ja väliväljakud, see on nagu üliäge, et väliväljakuid, seda padelit on hakatud võtma ka sellise, omavalitsuste tasemel panustatakse. Tallinna linn just tegi siin hanget, et Nõmmele leida partnerid, kes 2 väljakut rajaks. Minu kodukandis Sakus eelmine aasta ehitati valmis 2 väljakut, nii kui ilm soojaks lähevad need ilmselt kasutustesse. Et see on üliäge, et väliväljakuid ka juurde tuleb, et mainisid Kalamajas on tegelikult ka seal F-hoone lähistel on 2 väljakut. Saaremaal ma tean. Telliskivi seal loomelinnaku keskele pandi püsti mingi asi. Just, Haapsalus on lausa 2x2, et Viljandis, ma ütlen, et selles mõttes tegelikult see väljakute arvu järjepidamine on veidikene nagu käest ära lennu, ma ei tea palju. Siim Tuus, Eesti Padeliliidu juhatuse liige, käis hiljuti televisioonis, oli nüüd nädal või 2 tagasi, siis käis läbi väljend 73 padeliväljakut 25 erinevas asukohas. Ma saan aru, et siis omavalitsuses või linnas. Sise- ja välisväljakud koos siis, jah? Jah. No, üliäge. Et aasta pärast kohtume jälle ja kordame 2 umbes. Aga mina mäletan, ma ei tea, võib-olla te teate, mina mäletan mingit viimast numbrit Rootsi kohta 900. Ja et vaata, nüüd juhtuski Rootsis ja ka Soomes on siuke asi juhtunud, et ehitati liiga palju väljakuid, et Rootsis tõmmatakse juba väljakuid maha ja müüakse suht odavalt ka. Ei ole jõudnud harrastajad järgi, jah? Pigem ütleme niimoodi, et harrastajad, ma arvan, et jõudsid järgi ära, aga jah, väljakuid tehti nii palju ja siis hakatigi eelistama ikkagi halle, kus on paremad facilitid, et pärast saad sauna teha ja niimoodi, et niisugused nukramad hallid kukkusidki ära ja siis läksidki pankrotti ära, pidid ära müüma. Aga Soome? Ja Soomes on sama, minu teada peaks samamoodi olema. Ka väga buumind on, just, et Soomes ongi vist Euroopa kõige suurem keskus ka, et kus on 38 siseväljakut. Muidugi Rootsi kohta ütleks seda, et Rootsil oli niisugune perfect storm, et ühtpidi nad olid oma tipu juba saavutanud sinna koroona aastatel ja teist nad panid ikka vinti korralikult üle, et eelmine nädal just ühtede rootslastega suhtlesin ja tõid suurusjärgu, et nad elavad 35 000 elanikuga linnas, kuhu mingil hetkel oli püsti pandud 7 sisekeskust. Seda on ikka veits liiga palju tõesti, et niisugune keskuse majandajana mõnevõrra niisugune tähelepanelik ja ärev tuleb siin Eestis ka olla, et me üle ei keera. Võib ju juhtuda, et peale buumi mõnikümmend % tagasi langeb, aga selles ma olen küll nagu veendunud, et padel on nii äge ja seltskondlik mäng ja just mina rõhutan seda seltskondlik, et ta jääb püsima kõigile, kes on nii-öelda, ma tean, et Eestis on väga palju inimesi, kes on kuulnud padel, kõlab ägedalt, tahaks millalgi proovida, lükkavad aina edasi, kellega ma mängin, vaja 3 paarilist kokku saada. Tulge mõnda keskusesse lihtsalt algajate õppele, kus tehakse teile tunni ajaga, ma tean, et meie juures toimuvad, meil on nad nii-öelda Rookie Sunday nime all, tund aega õpime reegleid, harjutame põhilööke, siis saab esimene tutvus mänguga selgeks, saab treenerite kontakte, ütleme päris nagu omal käel mängima, lõpuks tegelikult ikkagi ei õpeta, mina olen siin ämbrisse astunud ja ravin neid titevigasid. Aga see mängu kaudu te leiate mulle väga palju tutvusi, need seltskondlikud turniirid, mis algajate omad, on üliägedad. Ütleme nii, et omal käel ikka bandehat ei õpi. No jah, selles mõttes, et sa võid selle kohta bandeha öelda, aga... Räägime kuulajale ka, et on olemas padelilöök,
mille sarnast tennises tegelikult ei ole olemas, räägi Oskar Bandejast. Jah, et noh, kui tegelikult võtta nii-öelda neid ülepealööke, siis on 3 eri lööki. Riho tuleb väga hästi välja, minul vajab veel puuditamist. Jah, et noh, see põhilöök ülepea ongi siis Bandeja, no põhimõte, kui ütleme niimoodi, et võtame siis tenniserabak, on ju, ma lähen alati seda ära lööma suhteliselt, on ju. Padelis vaata, kui ma lähen nüüd ülevalt kõvasti lööma, on ju, siis juhtub see, et ta põrkab nüüd klaasist tagasi vastasele ja siis on vastasele eelis. Et Bandeja põhimõte nüüd ongi see, et ma mängin seda nagu üle pea, on ju, lasen pallil natukene rohkem langeda ja nüüd ma proovin vastase poole selle niimoodi tagasi lüüa, et ta klaasist enam väga kõrgele ei põrkaks. Aga ütleme niimoodi, et kuna ongi klaasid üleval, klaasid on nii-öelda ümber väljaku, kui sul on kõrge pall, siis seda ei ole kerge ära lüüa, et sellepärast tulebki see Bandeja, et sa proovidki palli mängus hoida, sa proovid vastast seal taga hoida ja niimoodi, et saaksid punkti edasi ehitada. Ja teine suur asi, mis vajas ka harjumist, Riho on rohkem tennis mängib, mina vähem, et randme liikumine unusta ära, et tegelikult ranne pane lukku. Jah, ta ongi nüüd vaata jällegi, et nagu kui sa alustad padelit, on ju, pluss kui sa oled ikkagi seal suhteliselt tipus, on ju, et tipumängud juba väga palju kasutavad seda rannet, on ju, et peidavad enda lööke ja niimoodi, kui nendel on juba need oskused olemas, nad saavad lubada. Aga ütleme niimoodi jah, et kui algale niimoodi, siis sa ütled jah, et randmega väga üldse ei tohiks mängida, et pigem ainult käega, siis on pallikontroll palju parem. Sul ranne liigub? Mul juba ranne liigub, jah. Aga rääkides üldse, me käib siin tennisiste ja küsime tugevuste ja nõrkuste kohta, siis mis sa ütled, mis sul padelis on tugevused ja kust vajaks veel järeleaitamist? Mul siis jah? Või? Ongi padeli keskmine punkt on nii-öelda 14 lööki siis. Tennises äkki kunagi Tamla siin mainis, et äkki oli 3. Jah, ma mäletan, et profituuril oli öeldud, et esimese 3 löögiga on 60% punktidest läbi, põhimõtteliselt. Just, et kui te vaatate seda võrkpalletuuri, mingit mängu lähete vaatama, siis vaatate, et äkki eriti meestel on isegi veel lühemad punktid, et seal on ongi 14-20 lööki on tavaline punkt, naistel on veel pikemad tavaliselt. Et sealt tennises, kui 20 lööki on punkt, me juba aplodeerime, turniiri punkt, Just, et padelis nii ei ole, et seal tuuaksegi esiteks ulmepall ära, kuna on klaasid ümber, väga raske on seda palli tegelikult ära lüüa. Et kust tulevadki nii-öelda, ütleme siis minu ja Erko Nigula tugevused on see, et me oleme suhteliselt kindlad, me lihtsalt ei tee viga, et padeli põhimõte ongi see, et ma löön lihtsalt ühe palli rohkem väljakusse kui vastane. Me suudame mängida. No aga räägi sinu ja Erko pikad pallivahetused, kaua kestavad? Mis on pikk pallivahetus padelis? Mis sa mängid seal maksimum näiteks? No ütlemegi, ongi niimoodi, et ongi 30-40 löögilised rallid on väga normaalne, et tulevad. Et ja nüüd ütlemegi veel eriti, et kui lähedki turniiril mängima, ongi mingi otsustav set, pinge on veidikene suurem, sa ei taha enam üldse nii palju nagu seda palli lüüa, et panedki kindlamalt, siis lähevad veel pikemaks punktid. Et jah. Kõik see on väga põnev, ma arvan, me võiksime padelist veel tunde rääkida, aga ma küsisin selle küsimuse ka, et kus sa nagu järeleaitamistunde vajaksid, millises elemendis? Ütlemegi niimoodi, et me käisime nüüd Erkoga, käisime Rootsis mängimas rahvusvahelist ja siis Leedus, et nemad ongi lihtsalt 10 aastat ees treenimisega, teine asi on see, et seal mäng juba läheb suhteliselt kiireks. Leedu ka või? Me käisime Leedus mängimas, okay. Aga ikkagi hispaanlased ja itaallased, portugaalsed on need, kes domineerivad. Et seal tuleb see vaheks, et me ei ole lihtsalt harjunud nendega mängima. Et kui me siin Eestis mängime, see padel on veidikene nagu meie moodi padel ja siis on ka see, kuidas Hispaanias mängitakse, et nad teevad, ta on ikkagi strateegiamäng, on ju, nad teevad siukseid otsuseid, mida eestlased ei tee. Ja me ei olegi siukest nagu mängu harjunud mängima ja seal tulebki see põhivahe sisse siis. Vaatate oma mänge ka järele ja vaatate, kuidas teid siis ikkagi lohku tõmmati? Jah, oleme ikka teinud seda ka, aga jah, põhivahe ongi see, et me oleme mänginud seda siis 3-4 aastat, meie vastased seal Hispaanias on mänginud 13-14 aastat. No tennis öeldakse, et õige paarilise leidmine on ülitähtis asi. Tundub, et padelis on see veel tähtsam. Ma ütleks isegi et padelis et see, kuidas suudad enda paarilisega kokku mängida, on ikkagi väga tähtis, Sina oled oma paarilisega kaua siis kokku mänginud? Kui me nüüd vaatame, siis äkki oligi ka aastal 2021 või 2022 pean pärast järele vaatama, oligi see, kus meid Erkoga pandi nii-öelda koondises kokku. Enne me ei olnud koos mänginud ja koondises me saime siis aru, et meil koostöö sujub väga hästi ja pärast seda olemegi kõik turniirid nii-öelda Eestis koos mänginud. Kuidas padeliga on lood Lätis, Leedus, kellega me tihtipeale igal spordialal tahame ennast ikkagi võrrelda?
Minule teadaolevalt on, vaata Leedusse ma pilk ei ulatu, aga Läti jäi, jällegi siin, ma ei tea, totakal kombel kolmandat korda mainin sõna koroona, aga Läti jäi oma koroonapiirangutega natuke selle padeli kiire arenemise paisu taha ja praegult tuleb järgi. Paradoksaalse kombel me väljakud lasime Lätist toota, et lätlased toodavad väljakud, neil on ka tulnud, Riias on seal 6 väljakuga keskusi vist 2-3 tükki ja ilmselt ka väiksemaid, et lätlased kindlasti tulevad järgi. Leedu kohta infot ei ole, jah? Minul ei ole, jah, et mul pilk niisugune ahtakene. Leedu tase on suhteliselt sama, mis Eestis, et need tipud on, seal paar tuttavad mul on, et oleme ka nendega trenni teinud, käisime nüüd Leedus mängimas, et ta on suhteliselt see sama, mis meil. Aga Leedus oligi siis profiturniir, jah? Leedus oli ja nii-öelda see. Turniir juba on, jah? Ja. Tennises on Grand Slamid, kas padelil on ka midagi vastu panna? Padelil on siis nii-öelda Premier Padeli majorid, et neid on ka minu teada on 4 tükki aastas, aga on olemas täitsa. Kus need toimuvad? Üks nüüd oli äkki Kataris, teiste kohta praegu jään vastuse võlgu. Kas padelit saab kuskilt, ma tean, istun diivanile maha, panen teleka käima, vaatan Eurospordis padelit, nii sellisel tasemel veel ei ole? Äkki Viaplays on juba olemas. Viaplays, jah. Aga rohkem jah, praegu põhiplatvormid, enne kui oli võrkpallituur, siis oligi, nendel oli enda võrkpallituur TV, mis oli siis tasuta, väga mõnus netilehekülg ja teine ongi, et YouTube'is on enamus kõik striimid olemas. Tasuta? Ja laivis, jah. Nii, Premier Padel Tour, ma leidsin siit, sa ütlesid Katar, ega väga kerget ei leia niimoodi kiiresti. Aga ka eile trennis meil tuli jutuks, et Dubai tahab väga padeli maailmasse sisse tulla, et mingid sarju isegi kaaperdada või? Jah, nendel on kõik nii-öelda finantseeringud ja need on kõik olemas ja tahavad seal pildis olla, et ma arvan, et siinkohal oskaks Liisu kõige paremini öelda, et Liisu oli Elisabeth Alla siis, et ta oli aasta aega oli Dubais treener ka. Jah, Elisabeth eile rääkis meile korra sellest, et mingi konkureeriv edetabeli süsteem ja et need nii suured rahad ja midagi sellist ta meile korra mainis selle treeningu ajal. Jah, ma olen ka nii-öelda vilksamisi näinud, et eks Dubai haistab, et tegemist on väga atraktiivse spordiga, mis on kiires kasvus ja kõik elemendid paigas, näeb äge välja, on populaarne. Ma leidsin üles, 28. märts algab esimene Major Kataris, teine on siis mai lõpus Itaalias, 3. juuli keskel Pariisis ja 4. novembri lõpus detsembri alguseni Mehhikos. No nii. Mul meenub, et me vaatasime tegelikult neid majorid, vaatasime ka Irdojaga saates. Et aga ma kritiseeriksin seda Itaalia oma, et langeb French Openiga kahtlaselt kokku, et soovitakse ikkagi paremad kuupäevad leida. No minu arvates ma kritiseeriks seda Katari oma, et see langeb kahtlaselt kokku Kuulbet Padelkapiga. No võib-olla jätavad ära veel. Teete võib-olla ühisvaatamise seal. See kestab 2. aprillini, et siis pärast teie turniiri saab veel tipptasemel padelit ka vaadata. Aga ma arvan, et 57 minutit padelist rääkida on esialgu küll. Räägime juba siis edasi, kui Eestisse hakkavad tulema rahvusvaheliste sarjade turniirid ja ma arvan, et padelist saab veel siin Eesti meediapildis lähiaastatel ikkagi piisavalt lugeda, lähiaastatel ja kuudel ja isegi nädalatel selle turniiri raames. Minu ja Riho seiklused trennis lähevad ka ühel hetkel sotsiaalmeediasse üles ja plaan on isegi natuke tutvustada graafilisemalt, mis see padel endast kujutab ja millised need erinevused tennisega on. Muidu padel inimestele meeldib, kui need tennisega võrreldakse või tahaks pigem sellist iseseisvust? Ei, minul ei ole mingisugust nagu vastumeelsust, et niisugune mõnus koostöö ja internetist leiab rohkelt niisuguseid sarkastilisi videoid, et kui tennisemängija läheb padelit mängima, et millised on tüüpvead, et ja vastupidi. Ja vastupidi ilmselt ka. Aga võib-olla siis saate lõpuks ikkagi sa korra ütled, kutsud uuesti üles kuupäeva täpselt kuhu ja millal tulla turniiri vaatama?
just. 29 ja 30 märts Tallinnas Akadeemia T45 Padel Arenase padelikeskuses. Reedel, siis reede õhtul hakkab pihta, rohkem infot padelarenas.ee kodulehelt selle kohta. Selle ukse teete lahti, et koodi ei pea teama. Me teeme ukse lahti jah, või kirjutame suurelt markeriga selle koodi sinna ukse peale, et koha peal vaatamine kõigile tasuta, kes kohale tulla ei saa, ülekanne Delfi spordis, saate sellest melust osa, mis laupäeval toimub, ülekanne on laupäevast siis nii-öelda kõrgema kvaliteediga mängude osas. Kas live tulemusi ka näeb kuskilt saidilt? Ja, me kindlasti plaanime selle panna, et nüüd siin detailid täpsustusele, et kas me reedet teeme puhtalt laivis, aga laupäeva kindlasti. Ja kes tahab nagu selle, kellele turniir huvi pakub, aga tahab veel varem mängima saada, siis jälgige infot kas meie kodulehel või teiste klubide kodulehel ja tulge proovige ise järgi. Ma ütlen, see on hirmutavalt sõltuvust tekitav sport. Oskar, kellega mängid? Erkoga ikka. Võidate ära? Arvatavasti. No selge, tulge vaatame siis Oskarit ja Erkot. Keda oma põhiliseks konkurendiks pead? Nagu enne mainitud, siis Pürürkan ja Max Sööval. Kas võib arvata, et nad on eri tabeli otstes, et nad finaalis kohtuvad? Kui nii juhtub, siis täiesti juhuslikult. Teil ei ole asetuste järgi? Las see kõik jääda nagu üllatuseks, et 3 päeva enne asetused me kindlasti ka hüüame või nii-öelda turniiri tabeli hüüame kodulehel välja. Väga õige. Mulle meeldib, et slammid ka hoiavad pinget sellega, et kõigepealt ütleme kvaliasetused, juba maailma meedia räägib, siis põhiasetused ja juba maailma meedia spekuleerib, kellele oleks võinud anda wildcardi ja kellele mitte. Ja siis räägitakse sellest, kes maha võttis. Jah. Et suur tänu teile tulemast saatesse ja palju edu teile mõlemale. Aitäh kuulamast!